Mina olen Virgo, õpin 8. klassis, tulen Rapla täiskasvanute gümnaasiumist. Täna olen siin ees kahjuks üksi, kuna klassivennad on teised haiged. Ja pean üksi seda kõike tegema siin. Loodan hakkama saada. Et kui küsimusi tekib, siis võib julgelt küsida. Kas magasid täna öösel jälle vähe? Ei jaksanud hommikul tõusta. Esimest tundi ei mäletagi. Kuidas sa nii koolis hakkama saad? Ja trennis? Pane õhtul nutiseadmed kinni ja maga vähemalt 8 tundi. Lase ajul puhata. Enamus noori on üleväsinud. Ära mängi oma tervisega. Kampaania info leiad Facebookis. Ma armastan magada. Esimeseks asjaks sellise lühke klipika, et tahan rääkida unest, et tuleb magada vähemalt 8 tundi. Et ilusti olla päeval õppida ja õhtul ilusti olla puhanud ja minna magama. Et nüüd teeks küsitluse, et kui kaua teie magate. Et selleks on mul siin väike kakuut tehtud. Nii, nüüd on kõik veel. Kolm küsimust. Mitu tundi kestab sinu ööuni? Sinu, saad valida, sinu, enda ööune. Õige ööuni peaks olema vähemalt 8 tundi. See on noorukid, kes õpivad. Kas ärkad puhanuna? Siin on jälle valikud. Üksteist inimest vastas jah. Kuidas kunagi? Et jah, tavaliselt peaks ikka, kui 8 tundi on magatud, peaks ikka ärkama puhanuna. Kas pöörad enda unele piisavalt tähelepanu? Ma näitan, kes võitis ka. Võitis Elisa. Ega tervislikum inimene. Kas sa tead seda, kui sa pead poolele magama, siis jääd lolliks, paratamasti jääd paksuks ja sured enne õigelt. Inimene on oma keerukusest pool. Muidugi väga hästi välja loeta, et tuleb magada, lõpetas ka ilusti, tubli tuli üksi välja, eluline probleem, eluline teema ja mulle meeldis muidugi, et tõi ka omapoolsed näited, et mul see sõber ja tõesti seos eluga väga hästi. Aga kas teil on sellised sõpru, kelle ööuni on lühike, kes on näiteks nutisõltlane, on palju arvutist? Minu? Jüri. Mul on endal ka olnud selline juhtum, et sõber õpib siin Tartus 9. klassis ja tal tulevad eksamid ja kogu aeg on telefoni sisse enne 1-2 magama ei saa. Ja ta hinded läksid halvaks ja võeti telefon ära ja nüüd ta sai arvuti ja nüüd on ikka sama asi. Ja nüüd jääb kordama seda 9. klassi. Mis on uni? Uni on, puhkamine minu on see puhkamine, kus puhkad ennast välja. Sa tõusad üles, sa oled värske. Saad teha asju, mida sa tahad. Kunele tulevad sisse puudujäägid, siis oled sa väsinud, närviline, vihane ka. Unevajadus. Inimesel on vaja vähemalt üle 5 tunni, kuni 8. Üle 8 võib tulla üleväsimus. Seda on ka mul olnud väga palju.
eriti koolipäevadel, 2 korda nädalas. Imikud magavad 16 tundi, vähemalt noorukid, 15, 16 alla, aga enamasti 9 tundi. Täiskasvanud 7–8 ja vanemad 60 pluss magavad ikka vähemalt kui 8 tundi. Unefaasid, rahulik uni ja kiire uni. Et sinna unefaasidesse lähevad ka need unenäod. Siin tuleb ka unenägudest juttu, faaside vaheldumine. Et ma olen ise proovinud sellist asja nagu, ma ei tea, kas nüüd selles on õigesti ütlen, aga mingi sleep nap või unenäod. Ja power nap. Ja siis tuleb siuke energia. Ja ma proovisin ise ka seda, ma olin suvel öövahetusest tööl ja proovisin ja kaua ma sain üleval olla, 1 tund 2 ja peale seda üleval olla vajusin lihtsalt ära. Ja minu peal ei töödanud eriti. Nii, unenäod. Kui paljud teist näevad unenägusid? Iga öö. Ja action käib. Unetähtsus. Unetähtsus on väga suur asi. Und on vaja närvirappude taastumine. Kui oled vähe maganud, sa oled närviline, ei taha midagi teha, ütled kõigile, mida tahad, ei mõtle selle peale isegi. Ja siis siin on aju ei taha ilusti töötada ja siis toitumine läheb ka valeks, et kehakaal võib muutuda. Ja uni aitab ka õppida, et kui magada vähemalt 8 tundi, siis aju on valmis uut materjali vastu võtma ja sa jätad selle meelde ja ta ei lähe nii kiiresti meelest ära, siis sa oled puhanud ja tahad õppida ka, kui sa oled maganud. Mida teha, et parandada une kvaliteeti? Mis teie arvates tuleks teha? Ma olen kuulnud, et nutiseadmete kasutamine enne magamaajamist on eriti halb, et see sinine värvus, mis on Facebookis näiteks, nagu midagi ka meie ajutööd mõjutama. Ja ma arvan küll, sest nutijutusega on see teine asi, et ta on sul käes, tegevus on olemas, valgus on kõik näiteks põhjas, siis tundi tule ja silmad on nii äänitud sellest valgusest, et see võib jah täitsa tõsi juttu olla. See keegi peab midagi pakkuda. Et minu poolt on kõik, ära jama, mine maga. Kohe läheks